osaleda laivis ja kindlasti on palju neid, kes sooviksid võib-olla pärast seda oma õpilastega jagada või koos vaadata. Nii, ja siis päevakavast nii palju, et kõigepealt räägib meile Elin Soomets Tartu Ülikoolist kahepaiksetest ja ülevaade siis, kus neid leida võib ja kuidas neil siis näo ja hääle järgi vahet teha. Pärast Elini ettekannet on Rauno Kalda Keskkonnaagentuurist lühidalt tutvustab siis metoodikat, et milliseid vaatlusi me ootame ja kuidas neid võiks siis nii-öelda kirja panna ja esitada. Ja täitsa lõpus siis mina võtan kokku selle kogu asja siis sellega, et võib tutvustada natuke uut loodusvaatluste äppi, mis siis võiks olla üks põhilisi tööriistasid, millega neid vaatlusi esitada ja natukene muid teemasid ka. Et Elin, siis sul on tund aega ja kui on mingeid küsimusi kellelgi, et siis need, kes tahavad ise küsida, on võimalus ettekande lõpus võtta sõna, aga kui kellelgi tekib mingeid jooksvaid küsimusi, siis ma ei tea, kuidas me teeme, Elin, et kas me näeme või kogume need sinna chati ja kui tuleb nagu, et küsime kohe vahele või Ma arvan, et võib kohe vahele ka küsida, et muidu äkki läheb meelest ära ja. Ja nii, et kui on siis kedagi, kellel tekib kohe mingi teemakohane küsimus ja kellel pole endal kas mikrit või ei taha ise segada, et siis pange chati, ma hoian sellel siin üle silma peal ja eks ma siis taban ära, kui Elin hinge tõmbab ja siis küsin kohe need küsimused ära. Oot, aga Elin, palun siis võite võtta üle ekraani jagamise. Jah, vaatan kohe, kus mul siin õiged asjad on. Nii. Nii, kas tuli esimene slaid ette? On olemas. On olemas. Nii, tere ka siis minu poolt kõigile. Et mina olen, nagu juba tutvustati, Elin Soomets, olen Tartu Ülikoolis märgalade ökoloogi teadur. Et laias laastus tegelema siis igasuguste märgade kohtadega, on need siis sood, on need rabad, freesturbaväljad, erinevad väikeveekogud ja uurin seal siis eelkõige konnasid, aga ka muud elustikku, kes kõik on lähedalt või siis natuke kaugemalt nende veekogudega seotud. Aga täna olete te kõik siin selleks, et saada teada palju konnadest, et hakkame siis otsast minema. Millest siis täna juttu tuleb? Et kõigepealt vaatame, lühidalt tuletame meelde, kes on need kahepaiksed üldse ja kus nad meil levinud on, nii siis Eesti kontekstis kui ka maailma kontekstis. Kõige suurem osa tänasest tutvustamisest või loengust läheb siis selle peale, et kuidas neid erinevaid kahepaikseid siin Eestis üksteisest eristada ja vaatame üle ka mõningad nõksud, kuidas võiks siis konnasid ja niimoodi pildistada, et kui te neid vaatlusi olete teinud, et siis, et meie, kes me neid vaatlusi üle vaatame, et me saaksime siis kindlalt öelda, et jah, see on see liik või on see teine liik, et mis on siis need kõige tähtsamad tunnused, mida võimalusel üles pildistada. Aga kes need kahepaiksed õigupoolselt on? Et eks see on koolis õpitud teema, aga kordamine on tarkuse ema. Et üldjoontes nad elavad maismaal ja sigivad veekogudes. Et maailma kontekstis on mõneti ka erinevusi, et sigimine võib toimuda ka mõnes märjas puuõõnes, niiskes, lehtede peal, kus iganes, aga siiski Eestis on need maismaal, sigivad veekogudes. Kahepaiksete nahk on soomusteta, ta on pehme, ta on sageli väga niiske ja ta peakski olema niiske, sest nagu te teate, siis kahepaiksetel on kahte tüüpi hingamine, et nad saavad kopsuda hingata, nii nagu meie hingame ja teine hingamisviis on neil siis läbi naha ja selleks, et nad läbi naha saaksid hingata, peab see nahk märg olema.
et nii nagu meilgi, kuidas me hapnikku saame endale organismi, on see, et hapnikumolekulid lähevad meie kopsu pinnale, mis on niiske, toimub hapniku lahustamine ja edasi liikumine verre ja tegelikult kahepaiksetel on siis kehast väljaspool see niiske keskkond, kus toimub see lahustamine ja hapniku omastamine. Muidugi vastestaadiumis on lisaks ka veel lõpustega hingamine, aga kui nad täiskasvanud konnaks arenevad, siis Eesti konnadel siis see lõpustega hingamine kaob ära. Sigimiseks vajavad nad siis vett, niisket keskkonda ja mis veel iseloomulik on see, et nende munad on kaetud limaskestadega, seal ei ole sellist koort nagu on kanamunadel, et on niisugune pehme sültes mass, mis on siis limaskestad, mis on nende pisikeste konnatäpikeste ümber, et seda limamassi nad siis kasutavad. See on siis nagu esimene söök neil, on hästi valgurikas, et nad toituvad kõigepealt sellest ja siis sealt edasi, kui nad juba liikumisvõime saavad, siis saavad nad veekogus ringi liikuda ja ise toituda. Ja areng on moontega, mis siis tähendab seda, et need väikesed konnakesed on kardinaalselt erinevad võrreldes suurte täiskasvanud isenditega ja läbides siis palju erinevaid staadiume, lõpuks selle arenguga jõutaksegi siis täiskasvanud konnavälimuseni. Aga miks meil üldse on vaja neid kahepaikseid, et miks me nendest nii palju räägime, miks me nii palju tähelepanu sellele kõigile pöörame? Põhjuseid on palju, aga vast üks kõige olulisemaid põhjuseid on see, et kahepaiksed kõikides erinevates elustaadiumites on nad siis kullesed või kudu või nad täiskasvanud, nad on väga oluliseks osaks toiduahelas erinevatele loomadele, lindudele, et tegelikult võibki öelda, et kõik liikuv elustik võib toituda erinevas staadiumis kahepaiksetest. Et seepärast on meil vaja, et meil hästi palju oleks kahepaikseid. Et siis ei jääda nälga. Kahepaiksete puhul on tegemist ka loodusliku kahjuritõrjega, ehk siis mida rohkem meil on kahepaikseid, seda vähem meil näiteks võiks olla sääskesid, mis on ju igati mõnus meile, et kellel ikka need pinisevad olevused meeldivad. Jah, sääsed on ka väga vajalikud selles looduse süsteemis, aga eelkõige võiks valitseda tasakaal, et kui on konnasid parelt, on ka sääskesid parelt ja muidugi ka kõiki neid teisi näiteks põllumajanduskahjureid. Kahepaiksed on ka väga olulised looduse seisundi näitajad. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui me näiteks kuskil näeme suures hulgas hukkunud kahepaiksed, siis võib kahtlustada, et selles piirkonnas on loodusega midagi valesti. Kas on mingi reostus, on mingi haigus, et kuna kahepaiksed on äärmiselt vastuvõtlikud looduse muutustele, siis neid peetaksegi headeks indikaatorliikideks, looduse seisundi näitaja liikideks. Et siis teadusmaailmas me kasutame ka väga palju neid, et me mitte otse ei mõõda seda, mis looduses toimub, kuidas see muutub, seda ka, aga me saame kõike seda suurel määral ka kahepaiksete kaudu kaudselt mõõta ja hinnata. Palju siis need kahepaiksed on? Et üldjoontes laias laastus selgrootuid on siis maailmas kokku üle 66 000 liiki ja neist siis, ütleme 8000 pluss liiki on kahepaikseid. Et miks me siia ka täpselt arvu ei ole toonud, on see, et neid liike leitakse igal aastal umbes 100-120 liiki juurde, et see on pidevas muutumises, aga hea on teada, et see suurusjärk, et circa 8000 pluss liiki on kahepaiksed. Ja nagu te siit piltidelt võite näha juba, võivad nad olla äärmiselt erineva välimusega. Nad võivad olla väga erinevad värve, on siis sinised või siis roosad või siis täpilised võivad olla hoopis niisuguse pikliku kujuga või nad võivad välja näha isegi nagu vihmaussid. Et esmajoones ei arvagi, et see võiks kahepaikne olla, aga ometi sellised nad on. Ja üleüldiselt kõik maailma kahepaiksed võiks jaotada kolmeks. On siis päriskonnalised, need on need klassikalised
hüppavad konnad, nagu meilgi siin meie enamik liike Eestis on. Siis on sabakonnad, kes on siis näiteks salamandrid ja vesilikud, et vesilikud, kes meilgi on, et nemad on, et kui muidu konnade arenedes kaob neil saba ära, nendel päris konnadel, siis sabakonnalistel jääb kogu eluks saba külge, siit ka see nimi. Ja kolmas kategooria on siukkonnad. Neid meil Eestis ei ole, aga lihtsalt teadmiseks, et on ka sellised usside või madude moodi konnad olemas. Kus siis kõige rohkem maailmas, mis piirkondades meil kahepaiksed on? Et kuna kahepaiksetel on kiireks heaks arenguks vaja palju soojust, on vaja palju niiskust, siis loomulikult paiknevad, on suurem liigirikkus just nendes piirkondades, mis on sellised troopilised alad, nagu näiteks võtame siin Lõuna-Ameerika, on ka Aasias on palju liike, et kõikjal, kus on siis parajalt soojust, parajalt niiskust, seal on ka palju liike. Aga kui me võtame pooluste alad, põhjapoolus ja ka lõunapoolus, kus suures osas alad on kaetud jääkilbiga, lumega, et seal ei ole selliseid häid tingimusi, võib-olla üldse tingimusi, et kahepaikseid saaksid seal elada. Kui me tuleme nüüd seire juurde, mida siis siin Eestis me teeme, et siis kahepaiksete seiret, see jaguneb kaheks. Üks on siis riiklik seire ja teine on siis vabatahtlik seire, mida teie siis kõik aitate läbi viia. Et riikliku seire raames, et siin siis Eesti kahepaiksete uurijad, teadlased enda meeskonnaga me siis igal aastal teatud arv selliseid UTM-ruutusid külastame, uurime sealsed veekogud läbi, et palju seal missugust liiki on, millises seisus need on ja saame sealt teabe. Aga kuna meid ei ole väga palju, aga veekogusid on päris mitmeid üle Eesti, mida on palju, mida võiks seirata, siis hästi tore on see, et iga aastaga tuleb järjest rohkem juurde meil vabatahtlikke seirajaid, kes siis aitavad täiendada seda andmestikku, mis meie siin iga kevad suviselt korjame. Aga sellest seireasjast räägib Rauno pärast natuke põhjalikumalt. Aga millised siis on need veekogud, mida võiks siis seirata ja kust võiks üldse konna leida? Et veekogusid on igasuguse kvaliteediga. Aga mis võiks olla ideaalne konnalomp, kus on kõige suurem tõenäosus leida kõige rohkem liike, kõige rohkem isendeid, on siin selle pildi peale ära toodud tegelikult. Antud veekogu on Karsti järv, väike Karsti järv, kus varjulisust üldse ei ole. Veepeegel on täielikult päikesele avatud. Miks see on hea? On sellepärast, et mida kiiremini vesi soojeneb, seda kiiremini toimub ka kullaste areng ja toimub moone. Et konnakesed saavad piisavalt ruttu täiskasvanuks, et veekogust väljuda. Sellised veekogud, mis on head veekogud, on ka mitte just väga sügavad, ütleme kuni pool meetrit. Et jälle põhjus on selles, et mida madalam vesi, seda kiiremini see vesi läheb soojaks. Ja miks Karstijärved on tegelikult, tundub Eesti kontekstis ühed parimad veekogud, on see, et iga mõne aasta tagant need veekogud võivad täiesti ära kuivada, täiesti loodusest ära kaduda, kuna seal on karstilõhed, kuhu see vesi läheb. Ja miks see hea on see, et sellistes veekogudes ei saa kalad elada. Nad lihtsalt ei saa hakkama, kui vesi ära kaob. Ja miks see konnade seisukohalt on hea, on see, et kalad on väga suured kiskjad kahepaiksete kullestele, kahepaiksete kudule. Et üldiselt Eestis meil on ainult üks liik, kes saab sellistes veekogudes sigida, kus on kalad sees. Selleks on siis harilik kärnkonn. Aga teiste liikide puhul nad võivad küll sigimas käia sellistes kaladega veekogudes, aga sageli see on edutu täiesti. Ja siin paremal pool ongi siis näide sellisest veekogust, kus tegelikult ei leidu kahepaiksed üldse. Et ta on täiesti roogu kasvanud, ümbrus, ta on varjuline
lisaks jookseb siia ka selline põllumajanduskraav sisse, põllumajandusreostus tuleb sisse, vesi on kohati õitsema läinud, lõhnab, et sellistes kohtades kahepäiksed ei taha ja ei saa sigimisega hakkama. Ja miks ma sellest räägin, on see, et mida aastad edasi, seda järjest vähemaks meil selliseid ilusaid konnalompe jääb. Et järjest enam intensiivistub meil põllumajandus ja et põllumajandusmaastikud, nagu me teame, on sellised sageli, nad ongi monokultuursed, mitmekümne või mitmesaja hektarilised põllulapid, kus siis iga ruutmeeter on arvel ja isegi kui seal on mõni algselt ilus veekogund, kus kahepäiksed kunagi on saanud sigida, siis sageli need küntakse sinna põllu sisse ja need veekogud hävitatakse. Et jah, et neid veekogude seis muutub järjest kehvemaks, kahepäiksete elupaikasid jääb seetõttu järjest vähemaks ja see on ka põhjus, miks meil kahepäiksete arvukus on langemas. Nii, aga lähme siis Eesti kahepäiksete liikide juurde. Et küsimus, mitu liiki kahepäikseid on Eestis? Et võin sellele ka ise vastata, et ma ei hakka teid kiusama, et meil on tegelikult 11 liiki. Ja kes meil siis on? Meil on siin 2 liiki pruunikonnasid, meil on siin rabakonn, meil on siin rohukonn. Siis on meil nendest sadagakonnadest vesilikud. Meil on tähnikvesilik, meil on harivesilik. Edasi on meil kärnkonnad. Keda ilmselt kõik olete näinud, on harilik kärnkonn. Loodetavasti mõned teist on ka kohtunud jutselt kärnkonna ehk kõrega. Suhteliselt suure tõenäosusega ei ole keegi teist kohtunud rohekärnkonnaga, et olgugi, et ta meil on liiginimekirjas ja ma ka tutvustan teda teile lähemalt, siis võib öelda, et see liik on meil loodusest kadunud ehk välja surnud. Ja siis on meil üks selline vahva ümmargune konnake, mudakonn ja 3 liiki rohelisi konnasid. Nendeks on siis järvekonn, veekonn ja tiigikonn. Ja hästi oluline on meeles pidada seda, et kõik need liigid on Eestis looduskaitse all erinevates kategooriates, aga pole vahet, millise kaitsekategooria alla nad kuuluvad. Igastahes, kui liik on kaitse all, siis ei tohi neid tappa, ei tohi neid vigastada, aga ega ma ei arvagi, et teie, kes te siin olete, suured loodusentusiastid, et teie hakkaksite neid kuidagi vigastama, aga lihtsalt kordamine on tarkuse ema. Ja nagu siin meil selle tänase ürituse alguses jutt oli, et siin ja seal juba on kuuldud või nähtud konnasid, suure tõenäosusega on tegemist rohukonnaga, sest rohukonn on see, kes kõige esimesena hakkab kevadisel ajal liikuma. Väikese ajalise nihkega muidugi rabakonnad ka ja ka harilik kärnkonn ja tähnikvesilik on vaikselt juba liikumas. Et jah, ütleme rohukonn ja kärnkonn on need, kes paralleelselt siis liiguvad ja otsivad juba kohta, kus saaks sigida. Aga lähme siis lähemalt liikide juurde. Vaatame kõigepealt üle need pruunid konnad ehk siis rabakonna ja rohukonna. Kuidas neil siis vahet teha? Et kõigepealt rabakonna on mõneti väiksem. Ta võib kasvada kuni 8 centimeetri pikkuseks, rohukonn mõneti pikem. Aga see on selline konksuga koht, et kui meie kasvame inimestena, kui me oleme saavutanud enda täiskasvanud ea, siis me enam edasi ei kasva. Meil vähemalt pikkusesse ei kasva, laiusesse võime küll kasvada, aga pikkusesse enam ei kasva. Aga kahepäiksete puhul on see, et kui on sobivalt palju süüa, on head ilmastikutingimused, siis tegelikult kuni lõpuni välja kahepäiksed võivad kasvada, kasvõi 0,5 millimeetrit, aga nad kasvavad. Ja tegelikult, kui meil rabakon, näiteks võtame rabakon, näiteks leiame sellise 5 sentimeetrise, siis ta võib, me ei tea, kas ta on nüüd
täpselt juba täiskasvanud või kui vana ta on täpselt või kas ta kasvab veel, et üldiselt pikkuse järgi siis see ei ole kõige parem tunnus, kuidas neid eristada. On paremaid tunnuseid. Näiteks vaadata, millise ninakujuga liik on, kas ta on ümmarguse kujuga, ninakujuga, seda tuleb siis niimoodi külje pealt profiilis vaadata, et kas ta on ümmargune, siis on ta rohukonn või on tal terav ninamik, et siis on rabakonnaga tegemist. Et võib vaadata konna nii pealtpoolt kui ka külje pealt ja mõtiskleda. Jah, ega ma ei arvagi, et esimese konna puhul kohe aru saate, et on see nüüd ümmargune või on see nüüd kolmnurkne või terav, aga kui te natuke neid konnasid vaatate, siis silm harjub ja te hakkate seda nägema. Vast kõige paremaks tunnuseks nende kahe liigi eristamisel on see, kui saab vaadata kõhu alla. Et kui ikkagi on selline kirju mustriga kõht, siis on tegemist rohukonnaga. Kui on ilma mustrita, valkest kõht, siis suure tõenäosusega on see rabakonn. Nendel kahel liigil on veel varvastes väike erinevus, et kui te vaatate, kui teil õnnestub see konn kätte saada ja vaadata tagumisi jalgu, siis rabakonnal on selline suur tagajala kannakühm ehk pöiakõbruke, et siin joonise peal on ka ära toodud, et kui siin on varbad, siis siin selle koha peal on siis see kõbruke. Ja miks tal see suur on? Ta nimelt kasutab seda nagu labidat maa sisse kaevamiseks. Et rabakonna on liik, kes talvitub üldjoontes, on ka erandeid, aga üldjoontes talvitub ta maismaal ja ta peab siis pinnase sisse kaevama, et kasutades siis seda kõbrukest saab ta pinnasesse kaevuda. Rohukonn vastupidiselt üldjoontes siis talvitub veekogu põhjas, kus sageli see muda või see pinnas on pehme, tal ei ole vaja nii palju vaeva näha, et sinna pinnasesse kaevuda, mis tõttu ka ei ole tal sellist suurt kõbrukest arenenud. Siin on siis mõned pildinäited sellest, milline nende pulmarüü on. Et rabakonnad, isasloomad võivad minna täiesti siniseks. Üldjoontes nad on ikkagi natuke hallikad või sinaka varjundiga, aga võivad ka neonsinised olla, et siin Lõuna-Eestis on neid nagu rohkem nähtud. Rohukonnade puhul on see, et just emasloomad lähevad telliskivi punaseks just sellest sigimisperioodil. Ja mis siis veel isastel pruunidel konnadel, nii rohukonnal kui rabakonnal on, et on sellised pulmatüükad esijalgade juures või ütleme nagu siis pöialde juures, et mida nad kasutavad selleks, et kui nad emasloomast ümber kinni võtavad, siis nende abil nad hoiavad ennast kinni selle emaslooma küljes. Ja need pulmatüükad, mis siis tekivad sellest sigimisperioodiks, need on musta värvi, tumedad ja suured paksendid. Et selle järgi saab aru ka tegelikult, et kas tegemist on isasloomaga või on emasloomaga tegemist. Ja siin ongi see pulmahaare ehk kompleksus, et siin on näha, kuidas siis isasloom hoiab emasloomast kinni. Nii, lisaks sellele, et liiki on võimalik eristada täiskasvanud isendite järgi, on neid võimalik eristada ka kudupallide järgi. Et siin on siis toodud ka pildid rohukonna kudulaamast ja rabakonna kudupallidest. See ei ole nüüd kõige lihtsam neid omavahel eristada, aga siiski on võimalik. Et üldjoontes on niimoodi, et kui te leiate sellise suure, seda kutsutakse kudulaamaks, et on palju kudupalle koos, siis rohukonnal on see kombeks, et palju neid emasloomi sigib ühte kohta, et lastakse need kudupallid üksteise otsa ja moodustab sellise kudulaama. Ja selline, see mass on tavaliselt selline piimjas, läbipaistmatu, et eriti just, kui te näiteks panete käe vette sinna kudupalliks alla ja vaatate, kas see kudupallike paistab läbi või ei paista läbi, et kui ta on niisugune mitte piimjas, rohkem valkes, siis üldiselt on see rohukonna kudu. Rabakonna puhul on iseloomulik see, et on rohkem ühekaupa
või kahekaupa need kudupallid ja sageli nad on nõksa väiksemad ja nad on kompaktsemad ja nad on nagu tihkemad ja nad vajuvad veekogu põhja. Ja algselt, kui nad on värsked, siis nad on läbipaistvad, aga siin selle pildi peal on näha, et nad on juba päris mitu päeva vanad kudupallid. Nad on veel ja nad on ka siis hakanud nagu valkjaks muutuma. Aga ikkagi konkreetsemad piirid on erinevate nende kudupallide vahel. Aga vahel võib ju muidugi ka seda juhtuda, et sinna, kuhu on rohukonnad on kudulaama lasknud, siis sinna vahele on ka rabakonn enda kudu lasknud, nii et siis on asi keerulisem. Et jah, võib ette tulla täitsa. Ja et asja teie jaoks veel segasemaks ja keerulisemaks ajada, siis liiki on võimalik eristada ka kulleste järgi. Et kui me võtame need pruunid konnad, siis nende kulleseid liigini määrata, seda saab hakata tegema kuskil, ütleme, kui nad praegu hakkavad kuskil järgmine nädal aktiivselt sigima, siis juuni algul on need kullesed juba piisavalt suured, et kui neid õnnestub kätte saada, siis nende suu all on sellised sarvhambareakesed, et vastavalt nende ridade arvule siis on tegemist kas raba või rohukonnaga. Aga see on tõepoolest kõrgem pilotaaž, et lihtsalt teadmiseks, et seda on võimalik teha. Ja võib-olla kõige lihtsam meetod, kuidas neid liike eristada, on siis, kui on aktiivne sigimisperiood, et hääle järgi ja kahepaiksete puhul siis häälitsevad ainult isasloomad ja nii ütleme, et kõik Eesti liigid, kes meil on, siis kui natukene harjutada, siis on päris lihtne hääle järgi neid eristada. Et vaatame, kas õnnestub ka kuulata neid. Et kõigepealt siis rabakonn, et kuidas ma iseloomustaks tema seda häälitsemist on, et kas koerte haukumine kuskil kauguses või supipaja mulisemine, et kuulame, kas on midagi kosta, et andke siis teada, kas te kuulete või on ainult vaikus. Kas on kuulda? On küll. Väga hea. Et siin on vahepeal, kui siukest natuke nurrumist kuulete, et see on rohukonn, kes on sinna vahele sattunud. Aga rabakonn on jah selline supipaja mulisemine. Nii. Ja nagu ma ütlesin, siis rohukonn on, mina kunagi jätsin selle järgi meelde, et kui ma õppisin, et see nagu kasside nurrumine. Tegelikult, kui seda nurrumist natuke kuulata, et selle järgi saab ka siis hinnata ära, et kui palju neid isasloomi seal on, et kas on 1 või 2 tükki või on 5 tükki. Ütleme, et kui me juba 10, siis hääle järgi neid isendeid üksteisest eristada on keeruline, et kui õnnestub näha ka, siis saab öelda, et mitme loomaga on tegemist. Ja kus neid siis, milliste veekogude lähedusest võiks neid pruune konnasid leida? Kindlasti tiikide kaldalad, eriti kui on sellised lauged kaldad ja kui on põhjapoolne kallas, kuhu siis selline päevapäike paistab, et seal nad siis sellistel kallastel armastavad nad sigida. Erinevad looduslikud märgalad, väga populaarsed kohad on kobraste üleujutusalad. Samuti kui meil on Eestis väga palju selliseid maastikke, mis on tugevalt ära kuivendatud, mis tähendab, et meil ei ole looduslikke märgalasid enam, aga meil on teised sigimispaigad ehk siis kraavid, et kraavid, mis on siis päikese käes, kus võsa ümber ei ole, kus on 20-30 sentimeetrit vett ja see vesi ei voola aktiivselt, et ka sellistes kraavides on väga aktiivne pruunide konnade sigimine. Võib neid näha sigimas ka rattarööbastes raielankidel, et kui muud võtta ei ole, siis käib ka see koht. Ja kindlasti järvede ja jõgede luhaalad, kohad, kuhu siis
võib-olla nii suure tõenäosusega järvedest, jõgedest kalad ei tule, noh, mõned käivad sigimas, aga ei tule, et sellistest kohtadest tasub siis otsida või leida pruunakonnasid. Millal siis neid otsida? Nagu ma enne ütlesin, siis pruunikonnad on esimeste hulgas, kes sigima hakkavad, et ütleme aprilli lõpp, mai algul on kindlasti, kui näeb nii täiskasvanud isendeid kui ka otsast näeb juba kudu. Ja noh, täiskasvanud isendid, nad on aktiivsed kuni oktoobri alguseni, see oleneb jälle ilmast, et millal me jahedamaks hakkab minema, et millal nad siis talvitama lähevad. Ja kullesed on siis, noh, ütleme juuni algust keskpaik kuni juuli alguseni, et siis on nad juba moonda läbinud ja valmistuvad veekogudest lahkumiseks. Ja millele siis tähelepanu juhin, et kui te neist pilti teete, et proovida pildistada nii, et just, et see nina kuju oleks nähta, et kas siis niimoodi natuke külje pealt pildistada või natuke pealt poolt. Hästi hea oleks, kui saaks kõhupildi, selle järgi, nagu ütlesin enne, et saab päris kergesti määrata, kumba liigendiga on tegemist. Ja muidugi see pöiakõbruka, et see on ka väga hea tunnus. Edasi, vesilikud. Ehk siis tähnikvesilik ja harivesilik, kes on tegelikult kaks täiesti erinevat looma. Nii et kui te need tunnused selgeks saate, siis neid on päris lihtne teineteisest eristada. Et tähnikvesilik on värvuse poolest, on see ikka pruunikas või rohekas või natuke kollakas, et noh, see värvus oleneb sellest kohast, kus ta elab. Aga pigem ta on sellise hapra ja õrna kehaehitusega, et kui siia kõrvale vaadata harivesilikku, kes on selja pealt on selline süsimust, aga siis kas valgete või hõbedaste täpikestega ja no ta on selline jõuline suur loom täiesti. On nad siis erinevad kõhu alt, et tähnikvesilikul on pigem sellised üksikud peenikesed ebasümmeetrilised täpikesed, aga harivesilikul on sageli suured laigud, mis on siis omavahel isegi liitunud. Muidugi heaks tunnuseks, mida jälgida, on hari, et harivesilikul on see nimes on ka sees see, et tal on hari seljas, aga sigimisperioodil on ka isasel tähnikvesilikul väike harjake seljas. Aga siis tasub jälgida seda kohta, kus keha lõpeb ja kus saba algab, et kui siin on selline väike katkend koht sees sabatüvikul, et siis on ta kindlasti tegemist harivesilikuga. Kui see katket ei ole, on sujuv üleminek, siis on tegemist tähnikvesilikuga. Ja sellel, noh, see hari iseenesest on tähnikvesilikul pigem nagu rohkem lainjas ja harivesilikul on siuke hästi siksakiline. Ka neid on võimalik eristada peale täiskasvanud isendite vassete järgi või ka munade järgi. Et kui pruunidel konnadel olid suured kudupallid, kus siis ühes kudupallis võib mitu tuhat pisikest konna täpikest olla või seda munakest, siis nii harivesilik kui tähnikvesilik pakivad ükshaaval oma munad. Emasloom pakib siis ükshaaval oma munad siis veetaimede lehtede sisse. Et noh, põhimõtteliselt on võimalik nende munade järgi eristada liiki, aga noh, see on väga keeruline, et kui ei ole seda varem teinud. Aga no lihtsalt teadmiseks jälle. Ja siis on võimalik neid eristada vassete järgi, et kui päriskonnalistel on kullesed, need noorjärgu staadiumi nimetus, siis vesilikel on need vassed. Ja milles siis suurem erinevus on, et harivesiliku vaste, tema see saba osa, nagu te näete, on ka tumedate täppidega ja tal on selline pikk must sabajätke, võib see olla poole sentimeetrine, isegi natuke pikem, aga tähnikvesiliku vastsel selliseid musti täppe ei ole ja tal sellist sabapikendust ka ei ole.
ja natuke on nad ka siis ka varvaste järgi saab eristada, et harivesilikul on sellised pikad, ilusad varbad, aga tähnikvesilikul on sellised nagu lühikesed kõndikesed. Et kui teil õnnestub kuidagi kätte saada neid, et kui teil on kas konnakahv olemas või mingi ämbrikesega tahate püüda ja vaadelda neid, et siis saate natuke mõtiskleda, et kumba liigiga on tegemist. Ja kus siis võiks neid tähnikvesiliku ja harivesiliku leida, et tähnikvesilik on levinud kõikjal Eestis, aga harivesiliku puhul on üldiselt on lõunapiirkondades levinud, Peipsi ääres, aga on ka siin Porkuni kandis, üldse kus need karstialad on ja natuke on ka on siin Lääne-Eestis leidusid, aga üldiselt jah, harivesilik on vähesema levikuga. Ja kui need päriskonnad, tähendab, kui pruunitkonnad ja päriskonnad üldse laulavad, siis vesiliku isasloomad ei laula, nemad hoopis tantsivad emasele ja mida parem tantsija see isane on, seda atraktiivsem ta siis on emasloomadele. Et vaatame siit ühte näidet ka, et mis see tants tähendab siis. Et siin on näha, et see on emasloom ja siis isasloom. Tegelikult see isasloom niimoodi võdistabki sabaga, on seal igatepidi pea alaspidi ja mida keerukamaid liigutusi ta teeb, seda suurem on tõenäosus, et saab endale sigimispartneri. Ja vesilikud erinevad teistest konnadest natuke selle poolest ka, et nad on rohkem veelise eluviisiga. Et kui teised konnad pärast sigimist lahkuvad veekogust, siis vesilikud väga sageli jäävad veekogust. Et jah, nad käivad küll ka vahepeal maismaal toitumas, aga üldiselt on nad rohkem veelise eluviisiga. Et aja kokkuhoiu mõttes nüüd seda harivesiliku videot ei vaata, aga pärast on teil link olemas, et saate ise omal käel vaadata. Nii. Ja mis tüüpi veekogudes siis võiks neid liike leida? Et tähnikvesilik väga sageli sigib sama tüüpi veekogudes, kus pruunitkonnad, aga harivesilik on veidi selline nõudlikum liik, et tema pigem tahab tõesti sellistes karstijärvedes olla, kenades ilusates looduslikel märgaladel loomulikult. Ja kuna harivesilik on üks nendest liikidest, kelle seisund oli meil vahepeal päris kehv, siis on üle Eesti kaevatud sadu ja sadu uusi veekogusid, täpselt arvestades siis harivesiliku sigimispaiga nõudlusi ja teine on siis mudakonn, kelle vajaduse arvestades on need kaevatud. Ja sellistes veekogudes ei ole siis kala, need on hästi väikesele avatud, et väga edukalt, kui siin on taimestik tekkinud, siis väga edukalt saavad harivesilikud sellistes tiikides, veekogudes sigimisega hakkama. Millal siis neid liike tasuks otsida? Et tähnikvesilik siis alustab nõksa varem, aprilli lõpus liikumist ja vaikset sigimist ja harivesilik siis pigem, kui vaadates seda aastat ja kui külm meil ikkagi on see kevad olnud ja kui pikaldane, et pigem siis mai algul on suurem tõenäosus, et ta liigub ja sigib. Ja moonde läbinud isendid hakkavad veekogus siis ka lahkuma tähnikvesilikud siis juulis ja harivesilikud siis augustis, kuna nad ju alustavad hiljem seda sigimistegevust. Ja mida siis nende pildistamisel silmas pidada, et tasub siis pöörata tähelepanu kõhualusele, et mõlemad, kui te enne pilte vaatasite ka, siis mõlemad on pigem sellised kollakas-oranžikad kõhu alt, aga et kas see on täpiline, nagu siin tähnikvesilik on, või siis on suurte laikudega ja teisalt siis, et kas ta on selline, kas külje pealt või siis, et milline tal see saba on, et kas siin on seda vahekohta või seda vahekohta ei ole, et siis on selge, kumba liigiga on tegemist. Et siin on siis vastavalt ka harivesiliku näited, et ilus, suur, pirekas loom, must tont, nagu teda ka vahel kutsutakse.
Edasi on meil siis kärnkonnad. Neid on meil 3 liiki. Nendeks on siis harilik kärnkonn, teiseks on siis kõre ehk hütselkärnkonn ja kolmandaks on siis rohekärnkonn. Vaatame siis kõigepealt omavahelises võrdluses, kuidas teha vahet harilikul kärnkonnal ja kõrel. Et harilik kärnkonn kasvab hästi suureks tegelikult ja kui te näiteks leiategi sellised suured labakindad, tõeliselt suured konnad, kes on natuke krobelised, siis need suure tõenäosusega on suured vanad emasloomad, kes on siis tõeliselt kaua elanud, et keskmiselt kahepaiksed elavad, ütleme 7-8 aastaseks, aga nad võivad, kui on head tingimused, heas toitumises, võivad elada ka kauem. Ehk siis mõlemal liigil tegelikult selja peal nad on krobelised. Miks nad on krobelised? Sest siin on siis mürginäärmed. Tere Jaanus, kuule vabandused, et ma olen olnud nüüd nii kättesaamatu, aga peaaegu nii. Nii, võib vist jätkata. Nii, mis on kõre puhul erinevad? Ta on muidugi natuke väiksem loom, aga enamik isenditel siiski on selline väävelkollane pikitriip selja peal. Kuigi olen näinud ka isendeid, kellel ei ole seda, aga üldiselt neil on ikka see pikitriip olemas. Harilikul kärnkonnal, kui te tema silma vaatate, siis silma vikerkest on siis kas oranžikas või on ta siis punakas, et ta on selline, silmnähtavalt on erksat värvi. Kõhu alt, kui kõhu alt vaatate, on harilik kärnkonn on selline valkes, marmoris, tugeva mustriga, et jütselt kärnkonnal pigem on tal seda tihedamat mustrit siin alumises otsas, et üleval pool on selline valkise ja vähesemate täppidega. Mis neid kahte liiki veel omavahel eristab, on see, et harilik kärnkonn on aktiivne nii päevasel ajal kui öisel ajal, et rändab ta päeval ja öösel, mõlemal ajal sigib samamoodi, aga kõre on ainult öise eluviisiga, et sageli päeva ajal ikkagi täiskasvanud isendeid ei näe, et öösel taskulambi otsides näeb, et just sellepärast, et varjata ennast kiskjate eest, sellepärast on ta öise eluviisiga. Siin on ka siis paremini pildi peal näha, millised need mürginäärmekesed välja näevad. Et jah, mürginäärmed on tal olemas, et üldiselt ta ei ole meile inimestele mürgine, aga kui kellelgi on ülitundlikkus või mingid nahaallergiad, et siis ta võib tekitada ärritatust, punetust. Aga need mürginäärmed on eelkõige siis mõeldud kiskjatele, et need mitte ei tahaks süüa teda. Ja põhjus siis, nagu ma loengu algul ütlesin, et miks harilik kärnkkonn saab sigida nendes veekogutes, kus kalad on see, et lisaks sellele, et täiskasvanud isenditel on mürginäärmed, siis hariliku kärnkonna kullesed on ka mürgised, et need ilmselt on sellise mõru maiguga, et kalad ei taha väga süüa neid, et siis hea strateegia neile, et ellu jääda. Ka neid liike omavahel saab eristada kudunööride järgi ja ka kulleste järgi. Et kui te leiate mõnest veekogust, et on taimede ümber punutud selline sellised pikad lindid, kus on 4 täpikest, ehk siis 4 väikest konnakest on reas, munakesed, et siis üldiselt on tegemist hariliku kärnkonna kudunööriga. Ja kui need konnad on siis koorunud, siis hästi iseloomulik on see, et on tuhandete kaupa on need mustad kullesed koos. Ja siin on üks video ka, kuidas et kui te näete sellist liikust kuskil veekogu ääres, et tuhandete ja tuhandete kaupa on kullesed, siis on tegemist kohe kindlasti hariliku kärnkonna kullestega, sest teiste liikide kullesed ei jää niimoodi kokku, et nad pigem hajuvad laiali, et on need siis pruunid konnad või mõned teised, aga jah, et käitumuslikult on see eripära hariliku kärnkonna kullestele. Ja kõre kudunöör, et on veidi selline hapram, et on 2 kaupa on need munad reas
ja kullesed algul, kui nad hakkavad arenema, nad on ka sellised mustad, nii nagu on hariliku kärnkonna kullesed, kuid kui nad on natuke suuremaks arenenud, siis neil lõua alla tuleb selline valge täpikene ja nemad ei hoia niimoodi sadade kaupa kokku, et pigem nad varjavad ennast kogu aeg taimede vahel, et päris raske neid märgata. Ja muidugi saab neid liike eristada siis hääle järgi, et hariliku kärnkonna hääl on pigem selline piuksumine. Hästi iseloomulik. Ja kõre, nagu nimigi ütleb, on kõrisemine, aga siin on oluline meelde jätta, et ta on selline pulseeriv kõrin. Et on juhtunud seda, et kõre laulu aetakse segamini öösurri lauluga, mis on ka nagu kõrisemine. Aga kuulame, mis neil kahel vahet on. Et kõigepealt siis kõre pulseeriv kõrin. Kuulate, siis sellised vahed on sees. Olgugi, et tegemist on suhteliselt väikese loomaga, siis kui on vaikne ilm, siis see võib isegi 10 kilomeetri kaugusel kostuda, et väga kaugel on kõre hääl kosta. Ja nüüd kõrvale siis öösorr, mis häält tema teeb? Et on ka selline sorin, aga ta vahetab küll natuke heli kõrgust, aga sellised vahesid ei ole, pulseerimist ei ole. Tasub siis kuulatada, et kumb see võib olla. Ja harilik kärnkon on siis lausaliselt üle Eesti levinud. Ta on kõige parema, ütleme, teda võib pidada liigiks, kelle seisund Eestis on kõige parem. Teda on kõikjal. Aga kõre puhul on juba see, et kui te sellist kõrisemist kuulete kuskil Lõuna-Eestis või Ida-Eestis, no siis see kindlasti kõre ei ole, sest tema on liik, keda me leiame ainult ranniku alalt, et ta tahab natuke pehmemat ja soojamat talve, sest üleüldse Eesti on tema kõige põhjapoolsem, ütleme kirdepoolsem leviala Euroopas, et kunagi väidetakse, et teda on leitud rannikust 25 kilomeetri kauguselt, aga tõendeid selle kohta ei ole, et praegu siiski ta on ikkagi kas rannaniitudel või siis rannaniitude piirkondades läinud. Et tõesti hariliku kärnkonna võite leida igasugustest veekogudest, järvekallastelt, isegi väga meelis koht on neil ka tuletõrje veevõtukohad, kus on 3 meetrit vett. Et sinna pruunitkonnad, nagu ma enne ütlesin, väga ei taha sigida. Kui muud ei ole võtta, siis võib-olla katsetavad, aga väga hästi sobivad sellised kohad harilikule kärnkonnale. Aga kus me kõret leiame, on siis Lääne-Eesti rannaniitudel, kui sinna on jäänud või tehtud selliseid liivaluidete vahel olevaid lohkusid. Või siis, kus need pigem rohkem on siis kas aktiivselt kaevanduses olevates või siis juba maha jäetud liivakarjäärides, kus on ka sellised madal vesi, et miks tal peab madal vesi olema? Seal on kõre eripära on see, et kui isasloom laulab, siis tema tahab seda veekogu keskel teha ja talle meeldib seda teha nii, et tal varbad põhja ulatuvad, et sellepärast peab see vesi ka väga madal olema. Ja sageli siis võibki seda juhtuda, et meil tuleb väga kuiv see kevad ja veekogud hakkavad ära kuivama ja siis on vaja tegeleda nende kudunööride ja kulleste päästmisega, aga see ei ole meil tänane teema, mida rääkida, et täna õpime lihtsalt liike tundma. Ja millal neid siis otsida? Harilik kärnkon on siis ka üks esimesi kevade kuulutajaid, kes juba kohe nagu natukene soojamaks läheb, hakkab siis aktiivselt sigima. Et üldiselt nende esimeste sigijate puhul on, nende jaoks on oluline, et päeval oleks soe, aga
kui öötemperatuur on juba sihuke +3, +4 kraadi, et siis ja kui veel vihma ka sajab, siis nad hakkavad hästi aktiivselt sigima. Et alla selle nagu on nad natukene tartundulekus, et on natuke kehvem see sigimine. Ja kõre siis tema tahab, et oleks ikka korralikult konkreetselt sooja ja mingit öökülmasid enam. Seetõttu jääb see sigimine pigem maikuusse ja sealt edasi. Kuidas siis pildistada? Oluline on, et oleks näha siis selja pealt, et kas on mürginäärmed olemas, et siis saab öelda, et on kärgkonnaga tegemist või et kas siis see triip on selja peal ja milline ta siis kõhu alt välja näeb. Et nende puhul on need olulised tunnused. Hariliku kärnkonna puhul on veel see, et kui nemad sigima hakkavad, siis nad võivad peast täiesti segi minna, et moodustada selliseid suuri pallikesi, kus on keskel on üks emasloom ja on seal 4-5 isast otsas ja sageli nad võivad sellist asja isegi maismaal teha. Et mida mina siis olen ka teinud, nagu siin videost on ka näha, et ma aitan nad vette, et las nad teevad ikka vees oma asja edasi ja mida kindlasti ei tohi teha, ei tohi neid üksteisest jõuga eraldada, et küll nad ise saavad hakkama. Et loodus on need asjad niimoodi sättinud. Ja siis see kolmas õnnetuke kärnkonna liik on meil rohekärnkon, kes on suure tõenäosusega siiski Eestist välja surnud, teda ei ole aastaid enam nähtud ega kuulda olnud. Kus ta oli varem olemas, oli Ida- ja Lõuna-Eesti, et peamiselt siis Peipsi rannik, Piirissaare, aga teda oli ka Võrumaal. Ja erineb ta teistest liikidest selle poolest, et tal on sellised hästi silma torkavad rohelised laigud ja ta on hästi inimkaasleja. Et tihedalt inimasustusega seotud, et kus on väiksed põllulapikesed, seal on ka tema toitumisalad. Ja võib teda pidada kõige mürgisemaks kahepaikseks Eestis, aga siiski see ei tähenda seda, et kui te puutute, et nüüd on kõik teiega. Ja kuulame siis, mis häält tema teeb. Selline hästi kõrge amplituudiga või kõrgehäälne laulja on tema. Pärast kodus pikemalt kuulata seda edasi. Nii, ja siis järgmine konn, kellega tutvume, on mudakonn. Mudakonn on ka selle aasta siis aastakonn, et Eestimaa Loodusfond näiteks pöörab hästi palju tähelepanu mudakonnale, mudakonna elupaikadele, et väga palju talguid, mis siis Eestimaa Loodusfond korraldab, on seotud mudakonna sigimisveekogude puhastamisega. Et miks see vajalik on see, et olgugi, et palju sadu veekogusid on nii sellele harivesilikule kui ka mudakonnale tehtud, et harivesiliku arvukus on üles läinud, aga miskipärast mudakonnaga ei lähe hästi, et pigem on hästi nirusti temaga seisud, et seda enam tuleb pöörata talle tähelepanu ja mida rohkem me saame teada, kus kohas, millistes veekogudes ta sigib, seda paremini saame tal silma peal hoida. Aga kuidas siis seda liiki ära tunda? Et ta on selline ümmargune konn, konkreetselt ümmargune ja tal on hästi omapärane kumerus silmade vahel, nagu kõrgendik. Tal on ka huvitavad silmad, neid võib kutsuda nagu kassisilmadeks, sest tal on pikliku pupilliga, et siin on ka väike pilt, et öösel kui taskulambiga peale lasta, siis on muidugi need pupillid hästi suured, aga päevasel ajal on täitsa nagu kassisilmne konn. Ja on ta sellist pruunikat värvi, kruusakarva, liivakarva ja lõhnab küüslaugu järgi. Miks ta niimoodi lõhnab, seda täpselt ei tea, et muidugi Peipsiääre inimesed räägivad, et eks ikka sellepärast, et ta seal kükitab küüslaugu peenarde vahel. Nii nagu oli rabakonnal suur pöiakõbruke, siis on mudakonnal see kohe eriti suur,
et maa sisse kaevuda, et tema on ka, kuna ta on öise aktiivsusega, siis päevasel ajal on ta peitunud mulla sisse ja kaevub ta siis sinna mulla sisse tagumine ots sees ja 10 minutit läheb selleks aega, et täiesti olla peitunud maa sisse ja varjata ennast kiskjate eest. Ka mudakonna on võimalik eristada teistest liikidest kudunööri alusel, et nagu mainisin, et siis nagu jutt oli, et kärnkonnadel on kudunöörid, et siis mudakonna kudunöör erineb selle poolest, et hästi korrapäratult asetsevad need munad, sest kudunööris, ütleme 5-8 kaupa, on sellised tõeliselt jämedad vorstid, mis on ka sätitud taimede vahele. Ja mudakonnal on hästi erilised kullesed, mis kasvavad väga suureks. Isegi nad võivad koos saba pikkusega võivad suuremaks kasvada kui täiskasvanud isendid. Aga nad on väga haprad, mistõttu üldse kohe ei soovita neid kätte võtta, et piisab juba sellest, et sa võtad kergelt kätte ja nad võivad lihtsalt katki minna ja hukkuda. Aga mis neil iseloomulik on sellised hästi suured punnissilmad, ta on sellise kandilise peaga, niisugune nagu väike nokk oleks siin sellest ninast moodustunud. Et ka rohelised konnad, kellest ma kohe rääkima hakkan, et ka neil on suured kullesed, aga siiski jah, kui vaadata seda kandilist kuju, et see on tunnus, millega mudakonna kullesed erinevad siis roheliste konnade kullestest. Ja lisaks on tal sabal selline kalasaba muster on peal ja sellised mustad täpikesed on peal. Ja siin on siis üks video sellest, kus tegemist on tõeliselt ideaalse mudakonna lombiga, kus need, kes siin sulpsu löövad, ei ole mitte kalad ega muud putukad, vaid need on mudakonna kullesed, kes siis käivad vahepeal, võtavad natuke õhku ka vee pealt, et mitte ei ole ainult lõpustega hingamine. Ja tavaliselt on need sellised mustjad värve, et võivad ka hallikas rohelised või pruund olla, aga sageli, mida mina olen näinud ja kohanud, et on ikkagi mustjad. Ja kus me siis teda leida võime? Suhteliselt samadest piirkondadest nagu harivesilik, et on teda siis karstialadel siin, ütleme Porkuni kandis. Ja siis on siin Peipsi ääres, Otepää kandis, Karula kandis ja Võru kandis, et hea kvaliteedi, kõrge kvaliteedilistes veekogudes. Ja teeb ta väga omapärast häält, et see nagu koputamine. Et mille poolest tema laul veel või laulmisviis teistest kahepäiksetest erineb, on see, et tema istub veekogu põhjas ja seal laulab. Ja seepärast see koputamine ei ole just väga kaugele kuulda, et kui ta vaikse ilmaga istute veekogu ääres, siis kuulab küll, aga ei ole nii kaugele kosta, kui näiteks kõre laulmine on kosta. Ja missugustest veekogudest siis võiks teda leida? Võiks loomulikult looduslikud märgalad, on need siis kopraalad või need siis karstijärved või sellised ilusad maalilised väikeveekogud kuskil rohumaade keskel, kus ei ole läheduses suurt põllumajandust, erinevates siis spetsiaalselt neile kaevatud tiikides. Ja loomulikult võib neid Peipsiveerel leida aiamaalt, sibulapeenardest, sest et seal on ju sellised suured sibulapeenrad, hästi kõrged peenrad, kus siis vahele on neil väga hea peituda ja kuna need on hästi kobestatud mullaga, siis on väga hea sinna mulla sisse kaevuda. Ja väga tavaline on see ka, et inimesed kaevavad enda näiteks kasvuhoonetest mudakonnasid välja. Nii et, aga siis tuleb need jätta sinna, kus nad on, et las nad siis ajad oma konna asja edasi. Aga millal need otsida? Nad alustavad üldiselt maikuus sigimist.
kui on ikka soe peab olema. Ja nad on hästi öise aktiivsusega, et väga-väga harva võib neid täiskasvanud isendeid just päevasel ajal kohata. Kullesed iseenesest on, kui nad veekogus on, tavaliselt on nad ka hästi varjunud taimestiku vahele, et nad ei näita ennast. Ja ütleme siis juunis-juulis on siis need väikeveekogud olemas, need kullesed ja siis ütleme juuli lõpus, augustis hakkavad nad nii suureks saama, et on valmis juba veekogudest väljuma. Ja kui siis õnnestub ikkagi seda mudakonna pildistada, siis üks kena profiilipilt kulub küll marjaks ära. Nii. Ja siis on meil 3 liiki rohelisi konnasid. On tiigikonn, veekonn ja järvekonn. Et tegelikult see veekonn siin, miks ta on tärnikesega, on see, et ta on tiigikonna ja järvekonna riistand. Et nad on erineva kasuga, et kõige jõulisem, kõige suurem on neist järvekonn ja kõige väiksem on tiigikonn. Neile kõigile on iseloomulik see, et neil võib olla selja peal, ütleme, tiigikonnale veekonnal on see, et neil võib olla see kollane triip selja peal, aga neil ei pruugi seda olla. Mis neil 3 liigil erinevat on, kui nad laulavad, siis nende kõlapõied on erinevat värvi, et tiigikonnadel on näiteks valged kõlapõied, veekonnal, ütleme, et on valkes hallid kõlapõied ja järvekonnal on siis hallid, aga ütlen päris ausalt, et looduses olenevalt, mis nurgalt see päike on tegelikult päris raske öelda, kas see valge on nüüd valge või on see valge hall. Ja tegelikult neid liike omavahel on päris raske välimuse järgi eristada. Võib proovida, aga väga sageli meie ka enda teadustöös nimetamegi neid rohelisteks konnadeks. Natuke erinevad nad selle poolest, et tiigikonnal on suur pöiakõbruke ja veekonnal on siis ütleme keskmine ja järvekonnal on siis paberite järgi väike pöiakõbruke, aga kuna rohelised konnad on hästi vilkad, neid on päris raske kätte saada, siis olete õnnelikult kätte saate, et mina olen proovinud ka neid just sigimisperioodil kätte saada, aga sageli mul ei ole ikkagi õigel ajal õiges kohas kahva kaasas olnud, et siis kätega on neid raske püüda, et nad on hästi vilkad. Ka neil isasloomadel tekivad pulmatüükad nii nagu olid pruunidel konnadel, aga nende roheliste konnade pulmatüükad on sellised hallikad. Ja siin on siis üks väike pildik ka sellest, et kuidas siis omavahel tiigikonnad ja järvekonnad on saanud veekonnasid, et nii on siis see veekonna liik või hübridiseerunud liik tekkinud. Et selleks, et omakorda järglasi saada, et omavahel need veekonnad ei anna edukalt järglasi, aga pundis peab olema siis näiteks tiigikon, et siis saab jälle edukalt järglaskonda. Kudupallide kullased. Ütleme nii, et omavahel neid kudupalle liigiti ei ole võimalik eristada. Samamoodi ei ole võimalik eristada kullaste alusel. Et jah, roheliste konnade kullaseid saab teiste liikide kullastest selle järgi eristada, et neil on iseloomulikud sellised heledad või kollakad rõngad ümber silmade. Et see on ka vihje, mis aitab vast eristada roheliste konnade kullast nendest mudakonna kullastest, et võivad ju nemadki siin hästi suureks kasvada. Kus siis need liigid levinud on? Et järvekonnaga on asi natuke lihtsam, et üldiselt tema on meil siin, ta on sisse toodud liik, ta on ainuke siis, teda ei saa nagu võõrliigiks pidada, aga ta on kunagi inimese poolt sisse toodud ja on ta siis levinud siin Narva-Jõesuu piirkonnas. Et teised liigid, tiigikon ja veekon on siis mujal Eesti piirkondades levinud. Et üldiselt jah, päris kindlalt välimuse järgi üksteisest eristada ei saa, saaks DNA järgi, aga kellel siin ikka seda võimekust on seda teha, aga neid saab eristada päris lihtsasti häälitsuse järgi. Et siin ka siis näited, kuidas keegi laulab, et tiigikonna häälitsuse võiks meelde jätta, et see on niisugune kärekõrin.
vahel on juba natuke veekonna ka kuulda. Et veekonn on siis, võiks seda nimetada, mina kunagi mõtlesin, et see võiks olla nagu oigav vana, ütleb konn, et siis on tegemist veekonnaga. Ja järvekonn, tema on siis selline, kes nagu naerab, sihuke võigas naermine nagu oleks naljakas. Nii. Ja kus siis, millistest veekogudest neid otsida, et pigem siis nad eelistavad natuke sügavamaid veekogusid, et need on näiteks erinevad tiigid, aga loomulikult looduslikest märgaladest leidub neid ja kui on mõned sellised kraavid, mis on sügavama veega või kui on sellised laiendikohad, et siis sealt ka leiab neid rohelisi konnasid. Ja mõned siis fotonäited, kuidas neid siis pildistada võiks, et see selga võiks näha olla või siis ideaalne oleks kõlapõied näha või siis ka näiteks kõhu alt, kui saab. Ja lõpetuseks tahaksin juhtida teie tähelepanu veel sellele, et kui te nüüd käite ja vaatate ringi erinevates veekogudes, käite erinevates Eesti piirkondades näiteks, siis kuna meil Eestis on ka kahepaiksete seas levinud selline hull seenhaigus, sütriit või kütridimükoos, et mis üldiselt on letaalne, et meil on teatud kohtades Eestis, kõikjal ei ole, aga selleks, et teadmatusest mitte neid seenejooseid edasi igale poole levitada, siis palume teilt, et iga kord, kui te käite looduses kas matkamas või siis seiramas, vaatamas neid kahepaikseid, mis iganes, et peske alati enda kummikud või matkasaapad ära ja kindlasti puhastage korralikult mustrivahed ka ära, et sinna seda ei jääks pinnast. Ja kui võimalik, siis pange täitsa päikese kätte kuivama, sest UV-kiirgus tapab need seeneosed ära. Ja kui võimalik, siis vältida kahepaiksete katsumist palja käega, eriti praegusel ajal, kui väljas on külm, et see, kui teie enda käega konna katsute, teie kehatemperatuur on circa 37 kraadi ja konnal on sama, mis välitemperatuur ehk siis mõned kraadid, siis kui te liiga kaua seda konna käes hoiate, siis ta võib lihtsalt šoki saada, kuuma šoki. Et jah, et kui te tahate vaadelda, siis võtke ta korraks kätte, võiks ka kinnast kasutada, et näiteks just sellepärast, et kui te olete hommikul käsi kreemitanud või kui keegi suitsetab, et need ained jäävad teil käe külge, konnanahk on väga läbilaskev, et võib selle kahju endale saada. Ja kui te leiate suurel hulgal surnud konnasid, siis sellest tuleb kindlasti teada anda, et kas siis Keskkonnaagentuurile või näiteks mulle otse kirjutada. Ja siin on mõned viited veel, et kust saate kuulata konnalaulusid, kust leiate Eesti kahepaiksete väljamääraja, kus on ka täpselt kirjas, kuidas neid eri liike siis eristada oma vahel ja Keskkonnaagentuuri kodulehele tulevad ka täpsem info selle esitluse kohta. Nii, aga nüüd on siis küsimuste voor. Aitäh, Helin. Praegu chat ei ole ühtegi küsimust veel laekunud, aga äkki kellelgi on tekkinud küsimusi? Võib juhtuda muidugi, et ma ei tea, kas igaüks saab oma mikrofoni praegu ära võtta, sest ma vahepeal tegin tšiki-pikri, tegin nii, et inimesed ei saa ise võib-olla igal ajal mikrofoni kogemata sisse panna. Aga kui kellelgi tuleb küsimusi, siis eks saab veel siia kirjutada. Elin on olemas ka meil Facebookis vabatahtlikus siiregrupis. Ja kõik vaatlused, mis te siis tulevikus esitate läbi meie vahendite, siis jõuavad lõpus ka Elini juurde. Käivad minu näpu alt läbi kõik nii, et. Aga siis aitäh sulle veel kord. Me paneme need materjalid kõigile üles vaatamiseks ja järgmisena siis palun Rauno
tule tutvusta meile natukene seiremetoodikat. Ja tere. Olen Rauno, pikka juttu liialt ei tee. Kell on hiline, inimesed tahavad kindlasti koju sööma minna ja lapsi lasteaiast ära tooma. Aga vaatame korraks ruttu üle, mida ja kuidas teha. Et kes on varasemalt teinud. Näita mulle õiget asja, eks Triin? Ma ei arvan küll. Ja, no väga hea, see ilmselt on. Kes on varasemalt meie seires kaasa löönud, sellele midagi uudset ja väga eripärast ei ole. Küll väike detail, et kui varasemalt me ütlesime, et seire toimub kuni sügiseni, siis kuna tegelikult meid ju huvitab peamiselt see sigimisperiood ja sigimisveekogude kohta käib info, siis me oleme seda perioodi mõnevõrra lühendanud. Ehk siis seire hakkab pihta 15. aprillil. Ja seiret hakkame kokku võtma siis juba juunikuu lõpus, mitte sügisel. Osalemiseks on siis tarvis valida mõni kodulähedale veekogu, milles on püsivalt vett, nagu Elin rääkis. Seda on väga hea teha näiteks Maa-ameti kaardirakenduse kaudu. Siin on mul ette võetud Tartu kaart. Ja siit on juba päris hästi näha selle põhikaardi pealt, kus võiks olla selliseid sobivaid veekogusid, eks kui vaadata siit lähemalt. Siin on Eesti Rahva Muuseum ja Raadi järv ja siin on palju selliseid väiksemaid tiike. Ja siis on siin majade vahel mõningaid tiike, et kindlasti tasub lähemalt üle vaadata. Kas tegemist on sellise avalikult ligipääsetava veekoguga või võib-olla see kellegi hoovis. Kui on hoovis ja elab sõber, siis miks mitte, võib ka seal seire ära teha või neile meie lingid saata. Aga kui ei ole, siis tasub minna julgelt kohale. Näiteks see on siis Tartu Majoraadi park, kus on mitmeid erinevaid veekogusid ja siin ümbruskonnas vanal sõjaväe lennuväelja alal on veel selliseid mitmeid väikseid tiike, kus võiks siis näiteks konnasid otsida. Eelmine aasta ma käisin seal, siin on teada, siin oli nii rohukonna kui ka rohelisi konnasid. Ja nüüd, kui see aasta uuesti minna, siis pika aja peale tekib meil selline aegrida, me näeme mustreid, kas mingid liigid mingid seal kaovad, võib-olla tuleb keegi juurde, võib-olla tuleb konnasid rohkem. Ehk tekivad sellised pikad aegread ja eelmisest aastast on ka Tartust üks selline näide. Seal läheduses veel üks tiik, kus mina käisin mingi hetk konnasid vaatamas ja seal oli käinud ka keegi teine inimene 2 korda usinalt. Meie konnasid ei näinud ka kudupalle, aga käis ka 3. inimene meist hiljem ja leidis sealt pruunide konnade kudupallid. Nii et mida rohkem silmasid veekogudes, seda parem ja täpsem see info on. Kuidas käituda? See on meil kirjas kõik ka seire juhendis, mida ma kohe näitan, kust leiab. Et tuleb läheneda vaikselt, kuulata, kas on konna häälitsusi, vaadata juba eemalt, kas on kuskil näha konnasid. Konnad võivad muidu sealt vette hüpata, ära põgeneda, peitu minna. Ehk siis läheneda vaikselt, tasa ja targu ja siis samm-sammult lähemale ja vaadata, mis seal näha on. Võib kasutada nii binoklit kui fotokaamerat. Kaamera on väga hea, siis saab Elin ilusti meil pildid üle vaadata. Ja sama on ka heliga, et kui päris kindel ei ole, kas tegu oli nurva kassi või oigava vanamehega, et siis võib telefoniga näiteks salvestada ja LVA-sse saab üles laadida ka helifailid, siis, mida samamoodi saab Elin üle kuulata. Siis tuleb sisestada liigi arvukus või sellest aastast on olemas meil ka võimalus kirja panna liigi ohtrus, ehk on meil sellised klassid, et kas liiki on vähe palju, ühesõnaga see on meil juhendis kõik kirjas, et vahel on raske hinnata seda üldarvu. Ja siin on minu enda eelmise aasta kogemused. See esimene võiks olla vist siis äkki rohukonna kudu. Kui ma väga pada ajan, siis Elin parandab. Siis võiks küll olla, jah. Tegemist mingit sorti rohelise konnaga. Ja seal paremal pool on äkki siis võiks olla ju rabakonna kudu, aga ma päris kindel ei ole. No, mulle tundub küll, mina paneks selle küll rabakonnaks.
Jah, sa vist eelmine aasta ka kinnitasid selle niimoodi, et nüüd on veel üle kinnitatud, et tegu rabakonnaga, et need kohad ma kindlasti käin ka sellel aastal üle ja kes on varasemalt osalenud meie seirel, soovitan ka kindlasti käia samades kohtades, kus on käidud, lisaks ka uutele kohtadele, kui vähegi aega on. Ja mida ma veel soovitan, on see, et kui juba loodusvaatluste nutirakendus on lahti ja te näete ka muid liike, siis pange ka loomulikult need kirja, et see on siis ühe tiigi peal nähtud laululuik, kellel oli siis kaelas ka värvirõngas, et kui leiate näiteks rõngaga linde, saatke ka see info meie Matsalu rangastuskeskusesse või kui on ilma rõngata, siis pange ka kõik muud liigid, mida te vähegi tunnete või mille vastu huvi tunnete kirja ja meie poole teele, et kõigest on abi. Te ei pea ainult kahepaiksetega piirduma. Info leiab kahepaiksete vabatahtliku seire alt loodusveebist. Sinna jõuab niimoodi, kui siit võtta teemad ja seal on vabatahtlik, mis seal on kaasamine vist sealt alt või siis otse lingilt kahepaiksete vabatahtlik seire 2022. Ja siin all on siis kõik materjalid, et kuidas kasutada nutirakendust, kuidas andmeid sisse kanda loodusvaatluse andmebaasi veebilehe kaudu. Sinna saavad küll andmeid kanda praeguse seisuga ainult need kasutajad, kes on varasemalt olemas. Uusi kasutajad seal luua ei saa. Uued kasutajad saavad liituda meiega ainult rakenduse kaudu. Ja siin on ka siis juhend, kuidas vaadelda, kus vaadelda, kuidas leida kohti. Et siin on kogu selline infovoog olemas. Ja saab ka registreeruda selleks vaatlejaks, aga see iseenesest ei ole nüüd kohustuslik, et piisab sellest, kui te oma vaatlused meile esitate. Vaatame korraks eelmisel aastal ka otsa. Eelmine aasta oli meil vaatluste hulga poolt mõningane langus, aga siiski märkimisväärne tõus võrreldes esimese aastaga. Et eks sellele langusele aitas kaasa natuke see, et meie telefoni rakendus siis natuke tõrkus. Ei teinud kõigi telefonidega koostööd, aga see aasta vast läheb see trend jälle ülesse ja kasvatame oma osalejaid. Kindlaks tehti 9 liiki ja katsime ära siis 81 UTM-ruutu, mis võrreldes riikliku seirega on päris kopsakas hulk. Kindlasti riiklik seireekspertide poolt tehtav on mõnevõrra põhjalikum ja süsteemsem, aga sellegi poolest päris korralik pindala, et üks ruut oli ka selline, mis kattus. Ja kokku seirati siis 13 maakonnas. Seiramata jäi Lääne ja Valga maakond, et see aasta ehk saame kokku siis kõik maakonnad. Oleks tore. Ja kõige arvukam liik loomulikult oli kärnkonn, harilik kärnkonn siis. Ja järgmine oli rohukonn, aga ka teisi liike enamasti ikkagi leiti rohkem kui ühest kohast, et mudakonn oli selline haruldus, et kelle kohta laekus meile üks vaatlus. Nii, aga head kahepaiksete otsimist ja lööme selle üle-eelmise aasta rekordi 300 vaatlust üle siis sellel aastal. Aitäh, Rauno. Ja nüüd siis lõpetuseks on mul ka mõned teated ja korraks siis vaataks koos seda uut loodusvaatluste nutirakendust ja kuidas seal kahepaiksete andmeid sisestada. Nii. Viisakustest võib üle minna. Kõigepealt veel Raunole siis lisaks, et ta tegi ülevaate, kui palju oli eelmine aasta vaatlejaid. Et tegelikult meil oli ka väga palju selliseid vaatlejaid, kes on juba mitu aastat teinud vaatlusi ja kes aasta ka seal eesotsas olid. Et neid me tänasime kõiki isiklikult ja samuti toimus siis loosimine eelmisel aastal ja loosi tahtel siis said ka auhinnad ja tänatud osalejad. Juba Rauno mainis, et millised siis variandid on sisestamiseks, et vanad kasutajad veel saavad veebi kaudu, aga need, kes siis uued kasutajad on, nemad saavad siis ainult äpi kaudu, kuniks me konime selle veebilehe kuskile natukene moodsamas kohta ümber.
Nii, ja tänane siis põhi, mis mina tahaks näidata, ongi seesama uus loodusvaatluste nutirakendus. Siin on näha siis selle avakuva ja kindlasti kõigepealt paneksin südamele, et kõik need kasutajad, kes te juba olete LVA-sse oma andmeid sisestanud ja esitanud, siis teie peate selle uue äpi kasutamisele võtmisele sisse logima siit avalehelt, kui te näete siin üleval servas on selline kiri nagu esimene sisenemine vana LVA kasutajaga. Et kõik, kellel on siis olemas kasutaja nimi ja parool, palun esimest korda, kui võtate äpi kasutusele, valige siit ülevalt see esimene sisenemine. Kõik teised, kellel veel üldse kasutajad pole või kes juba mitmendat korda sisse logivad, siis saavad siit sisene kaudu sisse ja seejärel on siis vaja ennast autentida, et praegu uus siis meie haldusalas näeb ette siis selline seadus, et peab olema kõik hästi turvaline. Need andmed on meil koos Eelises, kõik Eesti eluslooduse infosüsteemis, et sellepärast peabki ennast kas siis mobiil-ID või Smart-ID-ga autentima. Aga hea uudis on see, et kui te selle ühe korra ära teete ja vahepeal äpist välja ei logi, siis järgmine kord juba äppi avades, kui te olete näiteks kuskil tiigi ääres, siis enam seda autentimist tegema ei pea, et see äpp on nagu sisse juba logitud. Nii, nüüd ma proovin, kas ma saan näidata. Nii, nüüd te peaksite nägema mu telefoni ja äppi. Et selline näeb siis välja, kui olete sisse loginud. Siin ma olen juba teinud mõned sota-puita vaatlused, et hetkel me oleme veel testversioonis. Et praegu, kui te kuskile lähete Google Play või Apple Store'i poodi, siis te seda nutirakendust veel sealt ei leia. Et kõigepealt peavad nende poodide omanikud selle siis heaks kinnitama. Aga meie poolt on nagu roheline tuli antud, et see on valmis ja ta saab hakata kasutama. Ja kindlasti, kui see siis päriselt tuleb nendesse poodidesse, siis ma annan sellest igal pool, kus võimalik teada, et te saate teada, et seda on võimalik kasutada. Nii, vaatan, kas ma saan selle siit eest ära. Nii, ja nüüd, kui te olete äppi sisse loginud, siis on võimalik alustada uute vaatluste tegemist. Kõigepealt me palume, et kui te teete nüüd kahepaikse vaatlusi, mis on siis seotud just nende sigimisveekogudega, siis valige siit ülevalt projektide alt kahepaiksete vabatahtliku seire projekt. See lihtsustab ka pärast meil natukene nende andmete siis töötlemist ja koos vaatamist ja analüüsimist. Uue vaatluse tegemiseks tuleb vajutada seda suurt pluss nuppu, mis on keset ekraani ja seejärel teile avaneb siis vaatluse selline ankeet. Siin on mõned väljad on kohustuslikud väljad. See äpp annab ise ka sellest kohe teada, kui mõni kohustuslik väli on täitmata ja on siis sellised nii-öelda vabatahtlikud väljad, mida ei pea tingimata täitma. Ja kui juba olete mõned vaatlused sisestanud, siis päris kiiresti saab selgeks, et millistest väljadest võib üle hüpata ja millised siis peab kindlasti ära täitma. Ja siin liigi juures on siis kindlasti oluline mainida, et näiteks enne kui Elin rääkis, et rohelisi konni võib olla väga raske liigini määrata, siis me oleme tekitanud siia sellise võimaluse ka, et vaatlus lihtsalt sisestamata ei jääks. Et on võimalik siia sisestada ka kas näiteks lihtsalt rohelised konnad. Ma loodan, et ta pakub, ma enne proovisin, enne ma leidsin üles ja on olemas, et rohelised konnad või pruunid konnad. Et võib ka lihtsalt selle esitada vaatluse sellisel tasemel, kui ei ole päris kindel. Muidugi võib foto ka lisada või heli, et siis Elin võib üle vaadata ja võib-olla tema juba oskab täpsema määraga anda. Variant on ka selline, et kui te üldse, te saate aru, et tegemist on kahepaiksega, et mingi vesilik või konn, aga teil pole aimugi, mis liik see on, te võib-olla isegi ei oska öelda, kas see on rohelised konnad või pruunid konnad või kärnkonn, siis on võimalik jätta siin see liigi nimi üldse täitmata ja lihtsalt panna siia liigirühma siia ise kirjutada kahepaiksed. Et võimalus on ka selliselt vaatluse esitada ja siis saab juba spetsialist pärast
pakkuda siis enda poolt, et millise liigiga tegemist on. Aga kui te siia nüüd liigi nime ei märgi, jätate selle määramata, siis kindlasti on vaja panna vaatlusele juurde mingi kas pilt, video või helifail. Nii, kui siit olete siis liigi ära valinud, vaatame, meil oli kõige populaarsem oli siis harilik kärnkonn, ma teen siis ka ühe hariliku kärnkonna vaatluse, siis kohe viskab äpsi ette, et peab valima registreerimisviisi, see on kohustuslik. Võtame, et ma siis tundsin ära, et olid kärnkonna kullased seal vees. Seejärel siit ülevalt ükskõik kas siis niimoodi libistades ühele või teisele poole või siis siit ülevalt valin järgmise etapi, palju. Kui neid kulleseid on tõesti nii palju, et ma ei oska neid öelda, kas neid on 10, 100 või 1000 seal, siis ma võin siit valida ka hoopis ohtruse. Ohtruse alt panna näiteks ohtralt tavaline, et selle kohta muidugi meil ka juhend seal seirejuhendis on kirjas selle kohta, et kuidas võiks valida neid ohtrusi. Ja variant on ka, et siin üleval on selline nullvaatluse koht, et kui te olete valinud ülevalt projektiks kahepaiksete vabatahtliku seire projekt, siit ülevalt, siis teil tekib nullvaatluse võimalus ka ja see on siis, seda saate kasutada sellisel juhul, kui teil on näiteks mingi oma tiik, mida te olete, mis on teil kodu juures või mingi kodule lähedal koht, mida te olete käinud kord iga aasta vaatamas, seal on tavaliselt konnad olnud ja nüüd te lähete sinna ja te ei leia mitte kedagi. Siis on võimalik teha nullvaatlus, et panete lihtsalt kahepaiksed ja nullvaatlus ja esitate selle ära ja siis jääb see märk maha, et mingis kohas, kus me eeldame, et seal peaksid olema kahepaiksed, siis see aasta mingil põhjusel ei olnud. Et siit on võimalik siis seda nullvaatlust sisse lülitada, see nullib kõik ohtruse ja arvukuse väärtused ära. Nii, aga mina teen ühe kulleste vaatluse. Siis tuleb edasi etapp, kus siin on erinevad kooslused või niisugused elupaikatüübid ära toodud, aga siit see on vabatahtlik väli, siit ei pea midagi valima, aga kui siit oskate midagi valida, siis siit võib panna, et ma panen näiteks, et tegemist oli siis tiigiga. Järgmine etapp on kellega. Siin on võimalik siis lisada vaatlejaid, automaatselt olete teie ise siin liigi vaatleja ja määraja ja kuupäevad on ka automaatselt tänane kuupäev, nii vaatlemise kui ka määramise kuupäev, aga saab ka perioodi sisestada siin kuupäeval. Ja need teised vaatlejad, keda siin sisestada saab, et praegu see süsteem toimub selliselt, et need peavad olema meil siis seal eelise süsteemis olevad inimesed, et kui te siit otsite, te ei leia seda inimest, keda te tahaksite vaatlejaks lisada, siis võite ta lihtsalt pärast kas kuskile kommentaaridesse panna või siis jätta lisamata. Siin on edasi siis failid, siit saab lisada teha, kas kohe mõni video või helifail või siis oma telefoni kaustadest otsida mõnda sobivat pilti või videot. Aga kui tõesti ei ole pilti või videot, siis ega tavalisemate liikide vaatlusi me aktsepteerime ka niisama, et hariliku kärnkonna näiteks, et kui ei ole ka pilti, et siis ei juhtu ka midagi, et kui tundub, et ikkagi vaatluse aeg on õige ja asukoht tundub ka sobivat, et siis ei ole vaja tingimata seda faili lisada. Nii ja lõpuks siis sisu kokkuvõte, et siin on võimalik vaadata, praegu on GPS sees, et automaatselt on ka kaardil kohe punkt märgitud, aga võimalik on siin ka näiteks täpsemalt veekogu siis määratleda. Praegu natuke ebamugav, aga siin on jah võimalus siis näiteks joonistada ka polügooni, et mingisugune veekogu siis täpsemalt tervenisti siia niimoodi ära joonistada kaardi peale. Siin on võimalik lisada märkusi, kui on tahtmist kas enda jaoks või siis vaatluse kinnitaja jaoks mõni põnev asi. Sest enda jaoks te peate ka justkui loodusvaatluste päevikut, et siia võib ka enda märkusi panna. Siin saab kontrollida, kas kogu info on korrektne
Ja kui tundub, et kõik on õigesti, siin on ka valik muidugi võimalus mustandina salvestada, kui teil näiteks ei ole internetiühendust, aga kui kõik tundub okei, siis võite vajutada esita vaatlus ja siis see vaatlus tuleb meie poole teele. Et praegu ta on millegipärast juba aeglane, aga üldiselt see ikkagi käib kiiremini, et natuke peab kannatust varuma piltide üleslaadimisel, et see, et ta praegu siin selle vaatluse esitamine võtab nii kaua aega, et see ei ole tavapärane, aga meil on ka praegu siin see test faasis, et võib-olla sellepärast, aga jah, fotode üleslaadimine võib tõesti olla natukene ajamahukas. Vot nii palju siis vaatluste esitamisest äpi kaudu ja mul oli paar teadaannet oli veel. Ma loodan, et te näete nüüd jälle kõik mu arvutiekraani. Et kõigepealt siis, kes on sattunud siia täna kuulama seda kuidagi muud moodi ja ei ole veel vabatahtliku seire grupis, siis võib liituda Facebookis meiega, et see on siis selline koht, kus mitte ainult mina ei saa teile jagada infot, kui midagi põnevat on toimumas või algab mingi seireperiood, vaid kus ise saab ka abi küsida, saab näiteks mingeid meeleolu jagada, kogemusi jagada, et teete mingi väikse video, kui käite kahepaiksed otsimas. Et seda võib kõike siin jagada, et otsige üles see grupp. Kui sa ekraani jagasid, siis me ei näe seda praegu, me näeme ainult. Väga kahju, oota, ma vist arvan, et ma tean, mis ma pean tegema. Ma vist pean oma telefonis selle äkki lõpetama. Üks hetk. Õnneks ma midagi väga põnevat ei jõudnudki näidata. Kas te nüüd näete? Ja, nüüd on näha. Cool. Nii. Ärge muretsege, ma ei hakka otsast peale. Aga vabatahtliku seiregrupp, otsige üles sellise nimega ongi. Ja viimane asi, mis ma tahangi öelda, on see, et see aasta, kuna COVID-i piirangud pole enam nii ranged, siis sellel aastal meil on võimalus kohtuda ka looduses, vee ääres ja selleks oleme me korraldanud siis õuesõppetunnid. Need toimuvad 4 kohas sellel kevadel, vaatame, kuidas meil läheb esimest korda ja võimalus on siis ühineda teadjatega kas Tallinnas, Tartus, Pärnus või Ida-Virumaa Liisakul. Et sellised need kuupäevad praegu on mai alguses. Loodame, et selleks ajaks ikkagi, et ilmad on soojad ja kahepaikseid liigub rohkem ja see mitmekesisus on suurem. Et täpselt siis kellaajad jäävad pärast tööpäeva, tõenäoliselt kuskil kella 6 paiku, kuna õhtud on juba piisavalt valged, et umbes 6 paiku ja siis selline tund-poolteist siis jalutuskäiku koos eksperdiga. Et Tallinnas ja Tartus tuleb Elin meiega välja, Pärnus on Jaak Tammekänd, meie enda Keskkonnaagentuuri spetsialist ja Ida-Virumaal on Keskkonnaameti spetsialist Reelika Juuse, kes siis aitab otsida kahepaikseid ja neid määrata ja natuke räägib sellest asjast. Aga seda infot ma ka siis kindlasti jagan täpsemalt loodusveebis seal projektide lehel, mida Rauno juba näitas ja seal samas Facebooki vabatahtliku seiregrupis. Ja kõikidele loodusvaatluse vaatlejatele saadan selle kohta ka meili. Nii, ja muud mul ei olegi, et kui miskid küsimusi on veel, siis meil on üldmeil lva@envir.ee, et võib sinna üldmeilile kirjutada või mulle kirjutada ja ma annan kindlasti teada, kui äpp on poes allalaetav ja siis saame kõik minna kahepaikseid vaatlema. Aitäh! Nii, kas vaatan vahepeal küsimusi pole tekkinud, 6 minutit on juba ajast üle ka, et ma arvan, et sel juhul aitäh kõigile, kes jõudsid siia keset päeva ja jagan seda salvestust ja kui soovite seda kasutada kuskil oma õpilastega või kuskil mujal, siis laske käia ja head kahepaiksete vaatlemise hooaega. Nägemist! Nägemist!
nägemist.